No nii, ma vabandan, mingi tehniline rike oli, sellepärast et kui ma siin küsimust olin vastamas, siis järsku katkes ühendus ja nii olete tagasi, ehk siis ütlen uuesti, et tehniline rike oli, järsku lihtsalt katkes ühendus ja mul tõesti ei ole õrna aimugi, mis juhtus. Aga nüüd ma olen tagasi, ma vaatan, et inimesi jällegi koguneb, ootame natukene veel ära, sest meil oli siin juba ilusti üle 100 inimese ja ma hea meelega annaksin kõigile võimaluse ilusti tagasi tulla ja kuulata siis mu vastuseid. Hakkasin siin just vastama Anneli Puntso küsimusele. Nii, teid on praegu 18, palun kannatust natukene, ootame, et ka teised võib-olla tagasi tuleksid, sellepärast, et siin oli umbes 5 korda rohkem inimesi. Just mõni hetk tagasi ennem, kui mul see tehniline rike siin selle live-ülekande lõpetas. Nii, hakkab tulema, väga hea, tulge. Ahaa. Nii, ootame jälle 50 inimest ära ja siis ma hakkan vastama, kas seni kaua. Palun, pange oma küsimusi julgesti teele ja tulevad ka vastused. Nii, 40. Jällegi inimesed, kes ennem vaatasid, võib-olla te annate endast jällegi natukene märku, võib-olla väikse like'iga või siis miks mitte ka kommentaariga. Nii. Okei, nii. Väga hea, olete tagasi. Tore näha, et te nii kiiresti reageerite kohe. No, Kristo Rääbis ütleb mulle tere, ma ütlen sulle tere vastu ja varsti näeme jälle, kui ma Tartusse tulen. Ja ma tulen sinna varsti. Väga lahe oli. Ma loodan, et sa mind vastu võtad. Nii, aga kohe läheme siis jällegi nende terviseteemaliste küsimuste vastamisega edasi. Nii. Väga lahe, Kristo. Tervitan siinkohal ka kõiki tartlasi. Mulle väga meeldib teie linn. Nii. Okei, nii. Inimesi on päris palju, vabandust, ma pidin 50 pealt rääkima hakkama, aga siin on juba 70 koos. Nii, kuhu ma siis jäin? Anneli küsis mu käest siis, mida siis see toitumiskava sisaldab, 3-kuune. See on siis personaalne toitumiskava, mille sa siis saad vastavalt sellele, mis sa sinna ankeeti kirjutad, ehk siis vanus, pikkus, kaal, aktiivsuse tase, maitse-eelistused, siis sa saad sinna oma pereliikmeid lisada, sa saad veel sinna kaasa ostunimekirja, mis siis arvutab välja täpselt kogused, palju sul toitu vaja on nädala peale, et sa siis ei peaks raha raiskama liigselt või ja samas on suurepärane abimees tegelikult poes käimiseks ja et sa saaksid sinna poodi kiiresti sisse, kiiresti välja, ühesõnaga see poes käik läheb kiiremaks, ma arvan. Sul on toitumispäevik seal, mis siis jälgib ka sinu kaalulangetuse teekonda. Mobiili äpp on, see on muidugi kõigil. Treeningkavad on ja siinkohal võib-olla kellegi on küsimusi treeningkava kohta, ma saaksin selgitada ja ütleksin treeningkavade kohta veel nii palju, et treeningkavad on mul täiesti läbi tehtud inimestega, nimelt 3. hooaja inimesed, näiteks Kalju tegi selle läbi ja temal läks ju väga hästi ja täpselt seda sama kava ta tegigi ja ta tegi niimoodi, et seda kava ta tegi kokku natuke, umbes 4 kuud tegi ja siis selle aega ta oli juba nii heas vormis, et hakkas jooksma ja igasuguseid teisi veel aktiivsemaid asju ka tegema ja 3 kuu paketis on veel ka à la carte toidud, mis on siis sellised, kui te tulevad külalised ja te tahate pakkuda neile mingisugust väga erilist toitu, et need toidud on koostatud
Need toidud on siis koostatud professionaalse koka poolt, kes siis spetsialiseerub sellistele a la carte toitudele ja need on erilised, nõuavad natuke rohkem nikerdamist ja võib-olla natuke erilisemaid toiduaineid, et ma ei tea, võib-olla siin Maimu neid toiduaineid mõtleski, aga need on tõesti jah, need on ikkagi nagu pidupäevaroad, ütleme siis niimoodi, nii nagu meie neid tegelikult nimetame. Nii, ma vaatan, mis küsimused siin on. Nii, siin on Tarmo Kurvitsalt on selline pikem küsimus, loen selle ette ka. Töö on selline, kus istun umbes 12 kuni 14 tundi tööpäevas. Peale seda ei jõua trenni ega ka eraldi süüa teha. Töö on autojuhtimine, ehk siis autojuht. Siit ka küsimus, kas teie kava sobib ka kutselisele autojuhile, kelle tööpäevad on 14 tundi pikad ja 40-aastasele mehele, kes ei jõua ajaliselt trenni teha? Ja kas kava sisaldab ka nii nii-öelda kiirtoitu, mida on hea autosse kaasa võtta, mida ei pea mikroonis soojendama, kuna teel olles need võimalused puuduvad? Jah, ma saan aru, olukord on keeruline ja jällegi olen sellega palun Anneli, olen sellega jällegi kokku puutunud. Siinkohal mul oleks jällegi väga palju täpsustavaid küsimusi sinule ja nende vastu, kui ma neid vastused saaksin, siis ma saaksin sulle palju täpsema vastuse anda. Seega, kui sa kuulad, Tarmo, viska like, siis ma tean, et sa oled seal, on ju, siis ma küsin õige inimese käest seda küsimust, et hea oleks, kui sa saaksid natukene kirjeldada, et kas sa oled iga õhtu, oled sa kodus? Et see on juba tegelikult väga suur pluss. Kui see nüüd oli Tarmo sinu like, siis väga lahe. Aga ühesõnaga, kui sa oled siis kodus, on ju, iga õhtu, siis tegelikult tuleks sul lihtsalt võtta see aeg ja teha endale need toidud valmis, sest ma eeldan, aga ma võib-olla eeldan valesti, et sul autos võiks olla ka mingisugune külmkapp, on ju, ja kõik toitu ei pea soojaks tegema, kui sa seda ei taha. Ja minu toitumiskavas on väga palju toite, mida tegelikult, kui sa teed valmis ja maitsevad külmalt ka imehästi, ma ei ütle, et nad maitsevad imehästi siis, kui nad on seisnud paar päeva, aga kindlasti, kui sa teed näiteks täna õhtul teed valmis ja siis homseks on sul juba toidud olemas. Ja sellega on nüüd see asi, et mis sind takistab, ma saan aru, et sa oled väsinud, aga alguses ongi see, sa pead hakkama oma distsipliini tugevamaks kasvatama. See tähendab seda, et kui sul on kui sa lähed koju peale tööpäeva, siis sa lihtsalt võtad kätte ja sa teed need toidud ära. Sa pühendad selle tunni ja sa teed need toidud ära ja sa alguses teed ja teed ja teed. Iga algus on raske, on ju. Ma usun, et kõik on sellega nõus. Iga algus on raske, aga kui sa selle alguse sisse teed ja hakkad nii-öelda treenima seda distsipliini, siis su distsipliin muutub tugevamaks, on ju. Ja see on tegelikult, ma ütleks, et parim asi, mida sa saad teha. Ja siinkohal, Tarmo, võiksin ka seda öelda, et see lahendus või see asi, mille me postitame, see sobib kindlasti ka sulle. Seega need asja, see tuleb toitumiskavasse, täpselt kogused, kõik asjad on ju, et sellega sa tegelikult saad kindlasti hoida kokku toidu tegemise ajast, kui sa seda tahad ja see sobib kõigil teistel ka, kellel pole aega, mahti või siis piisavalt palju distsipliini veel, mida võiks olla mingi aja pärast, et siis hakata oma neid toite tegema. Nii, siit järgmise küsimuse küsib minu käest Viigi Kipper. Kuidas erinevad minu ja Kati toitumiskavad? Ütleks niimoodi, et minu toitumiskavas on kindlasti rohkem lihatoite, vürtsi. Nii, Tarmo oli kuuldel väga hea. Ma loodan jah, et tõesti oli abi sellest. Et minu toitumiskavas, kui sa nüüd mõtled konkreetselt siis toite, siis minu toitumiskavas on rohkem sellist vürtsi ja põnevust, ma ütleksin. Sellepärast, et minu maitsemeel ja kui ma siin kodus ka süüa teeme, mul ikka läheb ta päris huvitama ja tulevad sellised huvitavad toidud, aga liha on mul kindlasti rohkem. Ja seetõttu ma arvan, et võib-olla minu toitumiskava sobib natukene rohkem nendele naistele, kellel on ka meespered, sellepärast, et meestele ju tegelikult kipub liha pigem rohkem kui vähem maitsma. Nii. Siin järgmine küsimus on Helilt. Kas minu koostatud toitumiskava sobib ka maavähenduse operatsiooni läbi teinud inimesele? Hoopis ta möödus 3 aastat. Tead, Heli, see on selline väga delikaatne teema ja siinkohal ma peaksin
see on raske ühesõnaga. Ma peaksin jällegi igasuguseid täiendavat informatsiooni sinu käest saama, aga kõige lihtsam on see, kui sul on oma arst olemas, kellega sa oled jätkuvalt suhelnud, tema teab sinu tervisest kõige rohkem ja kõige paremini, siis sa võiksid minna näiteks minu toitumiskavaga tema jutule, lihtsalt reaalselt prindid välja selle või võtad näiteks äpis ja lähed arstikonsultatsioonile, sest siinkohal ma ütlen ausalt, mina selles valdkonnas ei ole nii pädev ja nii julge, et ma saan sulle mingi kindla vettpidava vastuse anda. Seega sa pead ikkagi konsulteerima seda inimesega, kes on sinu tervisega oluliselt või siis ikka väga kursis, oluliselt rohkem kursis kui mina, sest ma ei ole üldse kursis, ehk siis inimene, kes on väga kursis sinu tervise ja iseärasustega, et tema oskab sulle kindlasti anda kõige parema vastuse. Nii, ma vaatan, siin on mõned küsimused veel tulnud. Siit on küsitud, et mis siis alatalituse korral menüüs teisiti on. Nii, see oleneb, seda on küsinud Diane Huntsaar. Et siis alatalituse korral menüüs teisiti, kindlasti neid süsivesikuid peaks olema vähem, aga ma ei tea nüüd, millega sa võrdled seda. Ehk sa saad kirjutada, kui sa oled siin, siis võib-olla viskad laigi, et ma tean, et sa siin oled ja sa võiksid natukene täpsustada oma küsimust, et siis ma saan sulle natukene konkreetsema vastuse anda. Aga ma ütlen veel kord, selle kilpnäärme probleemide valdkonnas ma ei ole kahjuks kõige pädevam inimene, sellepärast et ma ei ole lihtsalt kokku puutunud sellega, et neid inimesi on hakanud minu ellu tulema siin viimase 2 aasta jooksul, aga kuna need probleemid, mis sellega kaasnevad, võivad olla nii erinevad, ja lähenemisi on ka tegelikult väga palju, siis ma ei ole saanud konkreetselt süveneda. Ma olen proovinud, aga lihtsalt need on ikkagi päris erinevad ja ma kahjuks siinkohal ei saa väga aidata. Nii, mis siin veel siis on? Martin Tali küsib, kas suitsetades on mõtet trenni teha? Muidugi trenni võib põhimõtteliselt alati teha, kui ei ole konkreetselt vastunäidustus trenni tegemiseks, siis aga suitsetamisest rääkides, mul oli siin täna ühe oma treenitavaga väga pikk vestlus, et kui sa suitsetamise maha jätad, siis sellest läheb sinu elu ainult paremaks ja palun tee endale täpselt selgeks, mida see suit siis lõpuks sinu organismiga teeb, ja mis siis juhtuma hakkab, kui sa selle maha jätad. Ühesõnaga, seda informatsiooni on väga palju ja see informatsioon on tegelikult väga hea, mis sinuga juhtuma hakkab, kui sa suitsetamise maha jätad, aga ma tean suitsetavaid trennimehi küll, kõik teevad trenni, väga head tulemused on, aga võhma see kindlasti mingil määral pärsib, sellepärast et jällegi inimesed, kes minu juures trennis käivad, kes on alguses suitsetanud ja nüüdseks selle maha jätnud, siis inimesed ütlevad, et täiesti nagu uus hingamine on. Nii et kui sa tahad oma treeningtulemusi parandada ja tunda ikkagi sellist oluliselt paremat enesetunnet, siis kindlasti jätta suitsetamine maha ja neid põhjuseid on umbes mingi, ma ei tea, mõni tuhat veel, miks võiks suitsetamise maha jätta, sellepärast et väga mitmel 100 või 1000 isegi viisil on suitsetamine sinu tervisele ainult kahjulik tegelikult. Nii et minu soovitus, Martin, sulle on suitsetamine maha jätta. Jaanika siin nõustub minuga. Jaanika, like, ma panen siit, panin sulle like'i nüüd. Nii, siin on, kas peale trenni kodujuust on okei, küsib minu käest Külli, ainult kodujuust, ma arvan, et on natukene selline ühekülgne. Kodujuust on tegelikult ikkagi töödeldud toiduaine, tähendab selles mõttes, et see on okei. Oleneb, millega sa seda sööd. Ma soovitaksin sinna kõrvale ikkagi midagi värsket kindlasti ka võtta, milles on ikkagi vitamiinid, mineraalid esindatud. Kas või pane see segamini. Näiteks minul üks toit on kodujuust ananassiga. Väga palju kiidetakse, ma süsteemist näen, et selle toidu hinne on väga kõrgel. Meil on 5 palli süsteemis, selle toidu hinne oli vist mingi 4,8 peaaegu või 4,73, midagi sellist. Seega, kui sa sööd peale trenni kodujuustu, okei, aga pane sinna juurde midagi värsket ka kindlasti. Olgu see siis puuvili, salat, miks mitte, võid veel sinna kas või värsket lõhet panna, kanarinda, mida iganes on ju, aga ja mingi süsivesik võiks ka olla.
nii, siit veel küsimusi. Tänud. Juku Eestis, näita musklid. Ma ei tea, Juku, mis musklid sa näha tahad, biitsepsit või? Pane täpsustav küsimus ja võib-olla isegi saab näidata. Just trennist tulin ka, et seal on verd nagu sisse läinud küll, et pole häbi näidata. Jaa, nii, Diana nüüd küsibki, et sul on varem ka minu toitumiskava olnud, ma eeldan, et sul on siis alatalitus. Kui sa nüüd seda toitumiskava korralikult jälgisid ja samal ajal konsulteerisid ka arstiga, siis mul on väga kahju, et see tulemust on jõudnud ja paraku see võibki tegelikult niimoodi olla, et oleneb, mis olukord sul selle kilpnäärme täpselt on, et see võib väga raske olla ja siin on hästi pidev koostöö, katsetamine, mõnikord eksime ka nende katsetuste käigus on ju, aga me peame, see on protsess, mis nõuab ühesõnaga palju pühendumist, et jõuda siis selle õige vastuseni, mis sinu heaks töötab ja ma loodan kindlasti, et selline variant on olemas. Nii, Liina ütleb, et tema ei saa juuksevärvi ka maha pesta, liiga huvitav. Okei. See saab küll läigi. Okei. Nii, Juku Eestis küsib, see oli vist see, kes musklit tahtis näha, et kas suvesangarid olid lahedad. Suvesangaritega on alati väga, väga lahe ja ausalt öeldes ma juba ootan, et tuleb mingisugune uus kutse selle saatetiimi poolt, et võiks nendega midagi koos teha, sellepärast et ma saan siiralt alati tervest hingest ja ihust naerda nende meestega koos, sest need on ikka selle huumorimeelega ikka hästi õnnistatud, et nendega igav ei ole, et kõik need lindistamised on väga-väga lõbusaks läinud. Nii, Anne küsib, alkohol ja trenn, mina vastan. Need kaks asja ei käi käsikäes, kuigi mul on siin eelmine nädalavahetus oli mul üks loeng ja seal tekkis palju küsimusi inimestele, et kuidas siis see alkoholi ja trenniga on. Ma ütleksin siinkohal jällegi, ega ta midagi head tervisele ei tee. Pikemas perspektiivis jällegi töötab ainult sinu vastu, aga kui sa tõesti selles mõttes ikkagi jätkad alkoholi tarvitamist, siis tee seda võimalikult harva. Mitte vähe, ma ütleksin siinkohal, sest kui sa tihti jood, siis alkohol ikka on su süsteemis ja ikka ta teeb seda, mida ta teeb, on ju. Enamasti põhjustab söögiisusid, liigsed kalorid, suhkur, muud tervisekahjustused, aga tee seda, või tarvita alkoholi ühesõnaga harva. Ma ütleks, et kui sa oled esmaspäevast reedeni jube tubli olnud, on ju, ja siis tuleb see reede, kus sa ennast premeerid siis mingi peo või üritusega, kus on siis alkohol veel sees, lisaks veel vähe magamist ja halb toitumine, siis need inimesed ongi need saba lahti, nokk kinni inimesed on ju, ehk siis võimalikult harva ja ma soovitaksin sul, ma ei soovita korra kuus juua, aga ütleme niimoodi, et kui sa säästa ennast, proovi kõiki neid üritusi, neid kohti, kus sa käid, võib-olla sa ei peaks nendesse kohtadesse minema, kui need alkoholi nõuavad, on ju, aga kui sa käid kohtades või kui sa oled seltskonnas, on ju, võib-olla sa proovi leida selles seltskonnas või siis leida sellise seltskonna, kus sa ei peaks alkoholi tarvitama, vähemalt nii tihti on ju, ja kui sul on mingi sõbrannadega mingid õhtud, seda ei pea iga nädalavahetust tegema, midagi ei juhtu sellest, on ju, võid natukene harvemini ka seda teha. Ma ütlen, kui sa saaksid korra kuus hakkama niimoodi, et kõne tuli vahele, et korra kuus, siis selle pealt ma näen, et selle pealt saavad inimesed juba tegelikult päris hästi tulemusi, aga iga nädalavahetus või isegi 2 korda, olgu siis kas või üle nädala, see on juba ka mingisugune positiivne märk on ju, aga korra kuus, siis on ikkagi niimoodi, et 3 nädalaga sa jõuad ikkagi päris palju head ära teha ja 1 nädalavahetusega seda kindlasti kihva ei keera. Nii. Vabandust, jälle kõne tuli, aga panin kinni selle. Nii, siit küsib minu käest Kaisa Aruaas, et tema läheb tavaliselt kell 12 magama, mis kell oleks organismile viimane aeg, et 1-tunnisele jooksuringile minna. Ma ütleks niimoodi, et kui sa et kui sa veel kavatsed süüa peale seda jooksuringi, siis proovi jätta vähemalt tund aega, ehk siis enne magaminekut, et sa sööd siis mitte rohkem kui tund aega.
aga kui sa sööd samas midagi väikest, on ju, võib-olla siis sul tuleb täitsa okei uni. Mina tavaliselt pean jätma vähemalt tund aega enne, kui ma magama lähen ja trenn jääb mul, kui ma teen õhtul, on ju, ma teen mõnikord kella 8 trenne, on ju, ja magama lähen ka umbes 12 paiku, et siis mul jääbki selline, mul 8 olen hakanud, need on harva tegelikult, pigem nii harva ma trenni ei tee, aga ma soovitaksin ühesõnaga niimoodi, et sa võiksid selle jooksuringi teha siis näiteks kell 10, siis peale 11 paiku süüa, midagi väikest või siis midagi suuremat, oleneb, kuidas sul uni tuleb, on ju. Seega, nii video oleks pilt. Et oleneb, kuidas sul mõjub see, kui sa sööd siis näiteks tund aega enne magaminekut, aga võib-olla siis mida rohkem, seda parem, ehk siis sa lähed jooksed umbes kell 9 ära, kell 10 võib veel täiesti vabalt süüa, siis sul jääb 2 tundi magama minekuni, on ju, ja see peaks täitsa sobima, et niimoodi mul on küll ja küll ette tulnud, et ei ole mingit probleemi, aga kui see aeg jääb lühemaks, on ju, siis mul lihtsalt ei tule see uni, täiskõhuga. Nii. Merili küsib, et mida teeb ketšupi söömine kehaga? Olen kuulnud, et rasvade põletamine katkeb. No kui me räägime nüüd sellest täiesti tavalisest ketšupist, on ju, siis teadupärast sinna on ju lisatud ikkagi päris korralikult suhkurt. Ja jah, kui sa nüüd selle suhkru endale sisse saad, siis sul see mõjutab sinu veresuhkurt, ehk siis insuliinitase tõuseb ja selleks hetkeks tõesti rasvapõletus lõpeb. Aga ta peaks muidugi jätkuma, kui kõik muud asjad on sul õigesti ja kui sa seda ketšupit palju tihti ei söö, ise muideks kunagine ketšupi vampiir, ma sõin ikka korralikult seda palju ja siis sel ajal oli ikka seda peidetud suhkurt minu toitumises päris palju ja tõesti see kaalu hoidmine oli keerulisem, mida rohkem seda suhkurt oli. Jana Viibler küsib, et millest võiks alustada, kui kaalust alla tahaks saada. Ei ole selline eriline spordiharrastaja, et kui saaks äkki mõned toitumise nõuanded. Nii, Jana, selle küsimust küsitakse jällegi ka väga palju. Mul on hea meel, et kas te küsisid, siis saab kohe mitu kärbest ühe hoobiga. Kui kaalust alla tahad saada, siis kõige tähtsam on toitumine. Trenni sa sinna kõrvale ei peagi tegema, aga mida paljud inimesed kogevad, siinkohal ma räägin oma toitumiskava järgijatest ja inimesed, kes mul trennis käivad, juba nii või naa teevad trenni, on ju, et õige toitumise tagajärjel lihtsalt inimesel hakkab rohkem energiat tulema ja siis võib tekkida, nii et ole valmis selleks, see on positiivne asi, võib tekkida selline soov, et sa lihtsalt pead, sa tahad, sa lihtsalt ei saa niimoodi, et sa rohkem ei liigutaks. Ja trenn on jällegi mitmesuguseid, ei pea jällegi minema lihtsalt jõusaali või nühkima kuskil kardioaparaadi otsas, on ju. Sa võid täiesti vabalt, praeguse ilmaga on variante väga palju. Sellised kiiremad jalutuskäigud, miks mitte ka kepikõnnid, metsas kõnnid, jalgrattad, rulluisud, kõik variandid on ju. Et tavaliselt inimestel tekib siis lihtsalt parem enesetunne, parem tuju, nad tunnevad ennast kindlamalt, on ju, ja nad tahavad uusi asju proovida. Ja seda kõike siis rohkema liigutamise näol ja see omakorda tekitab veel parema enesetunde, kui sa teed muidugi õiget asja ja turvaliselt, et sa endale kuidagi haiget ei tee, et ei kuku seal või ei tee täiesti vale tehnikaga, et põlv kuskilt valutama hakkab. Ehk siis kõige tähtsam toitumine kontrolli alla. Siinkohal oleneb, kuidas sa selle läheneda soovid, on ju, mina soovitaksin sul siiski proovida mu toitumiskava, sellepärast, et sellega on praktiliselt edu garanteeritud. Kui keegi seda järgib, võiks jällegi laigi visata, on ju, siis on näha, et on toetajaid sellele väitele. Nii, vaatame, siit veel tuleb. Siin Svea ütleb tere, ütlen ka sulle tere. Nii, Kristiina Meidla küsib, et kui käin öösel tööl, kas siis süüa ei tohi? Tohib küll. Nii, okei. Olete kõik veel siin, ma loodan. Jah, natuke mõned inimesed kukkusid ära, kahjuks, aga jällegi ühenduse probleemid, vabandan. Nii et Mark, tee asjad korda. See on siis Mark Zuckerberg. Nii, ma vaatan siit. Ühesõnaga, Kristiina küsis, et kas süüa tohib küll süüa, aga sul peaks olema jällegi see toitumine tegelikult väga, väga paika pandud. Et mida sa sööd, on ju, kui palju sa sööd. Seega sa peaksid siinkohal jällegi mulle andma oluliselt parema ülevaate sellest, mida sa siis täpselt mõtlesid oma küsimuse all.
et ma siinkohal vabandan, et kui me teeme järgmist laivi, siis palun kindlasti ärge kartke, pange võimalikult detailne küsimus ja muidugi, kui te ei taha seda küsimust avalikult küsida, siis alati võib mulle kirjutada ja ma vastan siis privaatselt, aga ärge kartke, kirjutage ikkagi täitsa detailselt ära, et ma saan nagu vastuse konkreetselt anda, sest sellepärast me seda praegu teeme ju tegelikult. Nii, ja siin Svea küsib jälle, et mida teha, kui kaal on nii-öelda seisma jäänud? Noh, oleneb, mida sa tegid, et ta liikuma hakkas, aga selleks siis on tegelikult erinevad variandid, mida sa võiksid teha. Tavaliselt see kaaluseisak on siis, võib olla tingitud tõenäoliselt sellest, et sul on siis nii-öelda saabunud see püsikaal ja see püsikaal on siis niimoodi, et võib-olla su nii-öelda kulud ja tulud, ehk siis tulud, ütleme siis nii, on sinu need kalorid, mis sa sisse sööd ja kulud on siis need, palju sa põletad, on tasakaalus ja see kaal jääb seisma, on ju. Selleks, olenevalt siis, mida sa praegu teed, selleks pead sa siis midagi muutma, ehk siis sa pead seda kaloraaži muutma, mõnede inimeste puhul on muidugi see ka, et nad peavad ikkagi tegelikult neid toiduaineid muutma või siis sa pead oma kulusid suurendama, ehk siis hakkama rohkem lihtsalt liikuma. Nii et proovi siis näiteks neid variante praegu. Ja kui sa oled minu toitumiskavas sees, Svea, siis kindlasti kirjuta mulle täpsemalt, on ju, mis sa teed, pane mulle, ühesõnaga kirjuta mulle klienditoole ja siis ma saan täpselt üle vaadata, mis sul seal siis toimub. Nii. Siin järgmine küsimus on Evelilt. Kuidas on toitumises kartuliga? Kas soovitate mitte süüa või võib? Muidugi võib kartulit süüa, aga millegiga ei tohi jällegi üle pingutada. Tuleks meeles pidada, et kartul on süsivesik ja kui seda palju süüa, siis kipub ta olema selline toiduaine, mis tegelikult pigem soodustab kaalutõusu, aga kui seda mõistlikult õiges koguses süüa, näiteks minu toitumiskavas on väga palju kartulit, aga ma siinkohal ei tea küll kedagi, kellel oleks nii palju, et kui nad seda kartulit söövad, on ju, et oleks jäänud tulemused saavutamata, et ma olen päris palju inimeste toitumiskavast vaatan neid, kus oma küsimused kirjutavad ja ma näen seal väga palju kartuliga toite, aga ka kaalulangetus ei ole praegu mingiks probleemiks nende puhul saanud. See kartulit võib süüa ja siinkohal ma mõtlen ikkagi nagu sellist kartulit, mille sa ostad turult või poest, koorid ära ja siis kookad tervislikult valmis. Mina isiklikult valmistan kartulit kahte moodi ja need on väga lihtsalt keedan ära ja lihtsalt panen selle herbamaare ürdisoolaga, mis on minu toitumiskavas ka sees, panen selle lihtsalt segamini. Ma ei pane piima, mõnikord ma panen kookosrasva, mõnikord teisi maitseaineid ka ja teine variant on siis see, et ma postitasin kunagi friikartuli retsepti, sellega nüüd ei tohikski tegelikult väga liialdada, kuigi see ei ole midagi hullu selle mõttes, et ma panen mingi 200 grammi kartuli peale, panen põhimõtteliselt teelusikade ja kookosõli, aga see on ikkagi pigem selline rammus, on ju, et seda me ei tee tihti ka. Nii et kartulit võib, kui mõistlikult seda teha. Nii, siin Külli oli kuulamas ja täpsustas siis natukene seda kodujuustu küsimust. Et kodujuust tavaliselt värske kurgiga, aga olen kohe trenni minemas ja saab poest läbi lipsata ja ananassi osta. Värske ananass, Külli, värske ananass on ju mitte purgi ananass, kindlasti see, mis on selles suhkrusiirupis ligunenud või siis üldse seal purgis pikka aega olnud, on ju, nii et see küll on ju, et värske ananass ikka. Sellepärast, et ma ütlen seda sellepärast, et mul tuli kohe siin meelde üks küsimus, et üks inimene kirjutas mulle klienditoele ja tema kahjuks läks seda teed pidi, et tema ostis seda purgi ananassi, see, mis on selle siirupi, glükoosi siirupi sees, see kindlasti ei sobi, et tal oligi tegelikult kaalulangusega selline probleem, ta oli maitsenud see, ta lihtsalt kurtis selle üle, aga siis tuligi välja, et ta tegelikult sööb seda suhkrusiirupi ananassi, mis on nagu mitte sobilik kohe kindlasti. Nii, siit Anne veel tänab, kahjuks ma olin natukene ära unustanud, mis see Anne küsimus oli, aga igal juhul, kui said vastuse kätte, siis mul on hea meel. Nii, Juku Eestist jälle, mis uudis, ma ei tea, vaata Delfisse. Seal on palju uudiseid, siin me tegeleme terviseteemadega praegu. Aga täpsustame küsimust ja ma võin sulle öelda, mis uudist on. Nii, siin Liisu kirjutab, et leiaks ma ka ometi oma motivatsiooni üles. Pidevalt mõtlen, et kas peaks midagi ette võtma, ennast rohkem liigutama ja tervislikult toituma, aga kuidagi jääb see siiski ainult mõtteks. Proovisin
eelmine aasta ühe toitumiskavaga, aga see oli nii üksluine minu jaoks, et 2 nädalat ja seal see lõpu leidiski. Mõtlen tõsiselt teiega liituda. Noh, Liisu, ma arvan, et kui sa minu toitumiskavaga liitud, siis seda probleemi sul kindlasti ei tule, et toitumiskava üksluiseks muutub, sest meil on nüüdseks juba 330 retsepti ja sa võid neid retsepte veel omakorda muuta ja sa võid süüa oma lemmiktoite nii palju kui tahad, selles mõttes ma arvan, et sul kujunevad seal väga mitmed lemmikud välja ja siis sa võid vahetada, siis sul on uued lemmikud ja siis sa vahetad veel kord, siis sul on jälle uued lemmikud peal ja siis sa tuled esimeste lemmikute juurde tagasi, mida sa ei ole näiteks juba mingi 6 aega söönud, on ju, ja see kõik justkui algab uuesti ja ilmselgelt ma lisan sinna kogu aeg retsepte juurde ja teeme ka muid kasulikke uuendusi, et kogu see toitumismaailm muuta ikkagi väga, väga lihtsaks ja kergesti järgitavaks inimestele, et ei kaotame selle ebatervisliku toitumise probleemi ja sellest tulenevate terviserikete asja ära, sest peab ju tegema seda, vähemalt mina olen selle endale missiooniks võtnud. Nii, Jaana kirjutab, et ma pole ise veel trenni tegemisega alustanud, aga tuleb käsile võtta ennast. Räägite peale trenni söömisest, on see vajalik, millise toidukorra alla see söök läheb? Vahepala seast valin toidu? Küsimus oli küsimärk, tahtsin öelda. Jah, oleneb, millal sa tegelikult, kui sul nüüd tõesti jällegi ei ole mingit iseärasust, mis sulle tõesti ei sobi, siis mina ütlen niimoodi, mina teen ka oma toitumiskava järgi talitan ja mõnikord ma lihtsalt, ma pigem nagu seadistan selle järgi trenne rohkem, et kui mul just süsivesikuid ei ole olnud, näiteks kui ma õhtul treenin, et ühesõnaga, läks keeruliseks, teeme uuesti. Nii, ühesõnaga, treeni siis, kui sa treenid ja siis söö see toidukord, mis järgmisena peaks tulema. Ja nii lihtne see ongi. Kui nüüd huvitab see küsimus, et kui kaua peaks ootama peale trenni, ma soovitaksin oodata vähemalt tunni, kui sul on selline tugevam toidukord, sellepärast et trenni käigus, kui sa hakkad trenni tegema, kõik siin kõhulihased lähevad pingul, on ju, see võib-olla surub seal mõne organi vastu, on ju, ja siis võib-olla tekib selline ebamugavustunne, seega võib-olla lased natukene selle toidul lihtsalt kauem seedida ja liikuda, on ju, et trenni tehes ei oleks ebameeldiv. Ja siis peale trenni söö siis, kui sul on isu. On ju. Nii töötab see kõige paremini. Kui sul isu ei ole, siis ma ei soovita mitte kunagi süüa. On ju. Et kui kõik on korras, tervis on korras, on ju, söögiisu pole, keha ise ütleb, millal sa peaksid sööma. Nii, ja jah, loodan, et see oli vastus tuldud. Nii, siin kirjutatakse, et hakib, katkeb. Loodan, et nüüd on kõik korras. Jelena küsib, et palju maksab toitumiskava. Toitumiskava saad valida sa ise täiesti ja variandid on siis 1 kuu, 3 kuud, 12 kuud või siis lausa 3 aastat. Ja sa võid valida ka mitte järelmaksu, vaid kuumaksu. Seega, mis iganes perioodi sa valid, on ju, välja arvatud siis 1 kuu, et sa saad tasuda ka kuu kaupa. Nii, Juku Eestist ütleb, et tere banaani nagu, okei, see on päris naljakas. Jälle üle pika aja see laip pandud kellegile. Nii, siin Kuido räägib, et kui arvutid on õigelt hooldatud ja internetipakett on norm, siis ei haki. Okei, tänan Kuido. Nii, Andre Rahumeel, kartulivorm juustuga, küsimärk. Ma ei tea, miks mitte. Mõnikord ju võib. Lii Raidma küsib, et ma ei saanud oma küsimusele vastust, kuna video hakkis, aga mul on plaan tellida toitumiskava. Kas ma pean millegiga arvestama, kui on kilpnäärme ületalitus, rohkem trenni? Lii, siinkohal ma pean jällegi ütlema, see kilpnäärme probleemid ei ole minu kõige tugevam külg, aga ma näen, et ma pean sellega ennast kurssi viima ja kindlasti ma tahaks meile võtta ühe arsti tiimi ja kui keegi praegu kuulab või teab arsti, kes sooviks meiega liituda minu tiimiga, et me saaksime hakata pakkuma ka näiteks kilpnäärme probleemidega inimestele väga asjakohased nõuanded, siis palun andke märku, kirjutage postkasti, pange kommentaar, ärge like, pange selle järgi, ma ei saa midagi praegu aru, sest neid tuleb siin oma jagu, et jah, et sa peaksid ikkagi arstiga tegelikult rääkima sellest põhjalikumalt. Nii, Rivo
nöör, hakkliha ja mida iganes. Jah. Siis ma ei saanudki sellest aru praegu. Nii, Juku Eestist, okei, Juku. Mis firma läppar mul on? Asi ei ole praegu üldse minu läpparis, sellepärast, et ma teen läbi mobiili seda. Nii et läppar ei puutu praegu asjasse, Juku. Nii. Kadi Valgus kirjutab, jube jama on 3 korda päevas toitu valmistada, tööl käival inimesel suht keeruline. Mida soovitad? Ma soovitaksin need toidud sulle, näiteks kui sa nüüd minu toitumiskava järgid, siis ma soovitaksin näiteks, mis on jube lihtne, inimesed kirjutavad, neile see töötab väga hästi, on see, et kui sa teed 2 päeva toidud, ehk siis sa teed täna, sa teed homseks ja ülehomseks, teed toidud valmis, on ju? Või siis teed selle päeva hommikul. Ja siis sa lihtsalt pead arvestama sellega, et need toidud ei ole võib-olla nii maitsvad, on ju, kui nad on siis, kui sa värskelt selle kõik valmis teed, on ju. Ma saan aru, et see on raske, aga ma teen seda ise samamoodi. Ma kogen ise seda samamoodi, nad toidud on siiski väga maitsvad, aga muidugi, kui sa ikka teed värskelt kõik valmis, see on soe ja just ahjust, pliidilt, potist, kust iganes tulnud olenevalt, mida sa siis teed, see on muidugi kõige parem, aga see ei muuda selles mõttes mitte midagi, on ju, et kui sa tahad tervislikku toitumist järgida, on ju, siis tee võimalikult palju ettevalmistusi, on ju, osta kasvi juurviljasegud, miks mitte, on ju, või siis veel parem muidugi osta juurviljad, haki need ise ära, tee need endale kõik valmis, on ju, värskelt, on ju, see nõuab pingutust, see nõuab aega, aga ma luban sulle, et see kõik on väärt seda, sellepärast, et see enesetunne, mis tuleb, see muutub osaks sinu elust. Sa loobud millegist, mis ei ole võib-olla nii tähtis sinu elus, mis ei aita su enesetundele ja vormile nii palju kaasa ja asendad selle siis selle tegevusega. Sa ei kaota tegelikult mitte midagi ja siinkohal ütlen inimestele, kes ütlevad, neil ei ole aega toitu teha. Ma küsin, mis te õhtul kodus teete? Küsige endalt seda küsimust, mis te teete? Ja ehk ikkagi leidub see aeg. Kas või kui te vaatate telekat, miks mitte, samal ajal silmad, kõrvad on siis suunatud midagi kuulama või vaatama, on ju, aga käed võivad samal ajal ikka käia, on ju. Aga seda ma ka ei soovita. Distsipliini arendamiseks ma ikkagi soovitan, distsipliini treenimiseks ma ikkagi soovitan keskenduda sellele, mis sind eesmärgini viib, on ju. Ja see tuleb, see muutub prioriteediks sinu elus ja ärge kartke, et ei pea millegist loobuma. Te ainult võidate. Tervislikut elustiilist, tervislikust toitumisest on ainult võita. Kui see kõik te leiate selle enda süsteemi, on ju, kuidas te neid toite valmistama hakkate ja see asi läheb lihtsamaks. Ma luban seda, päriselt ka. Nii, okei. Nii, ma vaatan, et Juku sain siin Karmi kommentaari. Teeme siis niimoodi, et ma enam Jukut tähele ei pane, et las ta kirjutab oma asju ja ei ole midagi hullu. Nii, Piret. Kui tahad kaalu langetada ja tahad vahepalaks mingit snäkki, siis mis? Ma ei taha komme ja nii öelda sellist süüa. No, hea variant on alati näiteks, miks mitte pähklid, puuviljad, juurviljad, nende kõige 3 segu, miks mitte. Et siin inimesed väga palju tahavad puuvilju süüa. Ei pea ainult puuvilju sööma, näiteks omavahel sobib väga hästi näiteks porgand ja õun, miks mitte süüa neid asju, on ju. Võid sinna juurde pähklid ka panna, juba ongi sul mitmekülgsem, on ju. Saad valku, rasva, süsivesikut, kiudaineid, vitamiine, mineraale. Ehk siis võta need asjad, mis sulle maitsevad, on ju, see ei pea kindlasti komm olema. Ja kui ta kommi tahad teha, siis vaata mu koduleheküljele või siis pane praegu Google'is sisse, kirjuta näiteks sisse Eeriku vaarika komm. Selle otsinguga peaks täitsa välja tulema ja kas või kui sa tahad, see on puuviljast, meest, kakaost ja vaarikast siis koosnev selline hästi mõnus šokolaadi lutsukomm, vaarika maitseline. Ja seda võib miks mitte ka maasikatega teha. Nii. Preili Kairi küsib, et kas toitumiskavaga saab juurde ka võtta? Ma alakaaluline ja vaja juurde võtta. Ise olen proovinud, aga nokaal langeb jubedalt. Ja minu toitumiskavaga saab juurde ka võtta, keegi blogis sel teemal, jällegi, ega see tegelikult kaalu juurde saamine on tegelikult peaaegu sama raske nagu kaalu alla võtmine. Alguses oleneb palju sa juurde tahad võtta, on ju, aga tuleb arvestada sellega, et kui te tahate ikkagi juurde võtta kvaliteetselt, ma olen kuulnud, et paljud alakaalus inimesed plaanivad juurde võtta, süües rämpstoitu, et seal on palju kaloreid, see ei ole kindlasti hea idea, seda ma kindlasti ei soovita teha. Tervisliku toiduga ikkagi, seda peab rohkem sööma, on ju, aga see on see, milles siis nii-öelda
mis on kehale õige, hea ehitusmaterjal, on ju. Ja kui sinu keha on siis määratud selliseks, et sa ei peagi väga palju kaaluma, ma ei tea jällegi palju sa juurde tahad võtta, siis võib-olla jäädagi natuke tagasihoidlikuma juurde, aga põhimõtteliselt kindlasti teha seda tervisliku toiduga, mitte ebatervisliku toiduga, et mingid šokolaad. Ma tean, et alakaalus inimesed võivad endale lubada rohkem, on ju, palju sõpru, tuttavaid, kliente tean, on ju, aga see tekitab halva enesetunde, selle eest sa ei pääse mitte kuhugile. Väsimus, selline loid tunne. Nii, Lille küsib, et palju siis kuu maksab? Noh, oleneb, millise paketi sa valid, aga kõige lihtsam, kui sa tahad, siis mine palun erikorgu.ee, sealt paned, ma kohe vaatan siit, sealt paned siis, ütlen sulle täpselt, sealt lähed teenused, osta liitumine ja sealt natukene lähed lehekülje keskele ja seal sul on näha täpselt kõik erinevad variandid. Maksa kuukaupa või maksa korraga. Nii, Anneli, hüppasin üle su küsimusest. Nii, ma kohe, vabandust, ma natukene vaatan tagasi. Vabandust, Anneli. Aga ma pean tunnistama, et ma läksin juba päris kaugele tagasi ja ma näen ainult siin aitäh vastuse eest on sinult, Anneli. Et võib-olla sa saad uuesti panna oma küsimuse, ma hea meelega vastaksin sulle, nüüd ma vaatan, kus mul see, nüüd ma vaatan, kuhu ma selle poolel jäingi. Okei. Jaana küsib, millal on järgmine edukate kokkusaamine? Eelmine kord jätsin tulemata, kui nüüd tuleksin kas või selle, et motivatsiooni juurde saada. Suudaksin lõplikult oma elustiili muuta. Ideaalkaalu olen kätte saanud. Jaana, ma arvan, et me korraldame selle järgmise kohtumise kas siis augusti lõpus või siis septembri alguse poole, aga see ei oleks kindlasti septembri esimese nädala, sellepärast et siis hakkab ju kooliaeg ja siis on sagemist oigu palju. Aga ma arvan, et me mõtleme augusti lõpu poole. Nii et kindlasti anname jällegi aegsasti teada vähemalt 2 nädalat ette, seega see kuu see teade vist veel välja ei tule, aga ma arvan, et augusti alguses me kuulutame välja, et kas see siis toimub, millal see täpselt toimub. Nii et kindlasti oled oodatud, et tule siis seekord kindlasti kohale. Nii, Svea, vahetasin saia, leiva, täistera, riisivahvlite vastu välja. Ma ütleks, et see on juba... Ma arvan, et see on juba hea. Ütleme niimoodi, kui sa sellise muudatuse tegid, on ju, aga vaata, mis sa veel välja saad vahetada ja kindlasti tee seda. Nii, Rivo kirjutab, et teha toit 3 päevaks valmis, hüüumärk, küsimärk, 48 tundi säilib keedu praetoit. Ütleme niimoodi, et kui täna, näiteks mina teeksin täna õhtuks selle toidu valmis, siis homme on ta veel väga hea ja ülehomme on ta ka hea, ma ütleksin, aga sealt edasi, ehk siis juba laupäeval ma arvan, et selle toiduga enam pikka pidu ei ole, et nagu ma tegelikult täna ühele kliendile ka trennis rääkisin, et tervislikult toituda on niimoodi palju lihtsam, kui see toit on alati maitsev. Seega päris 3 päevaks nagu ette teha, võib-olla sa said minust valesti aru, võib-olla ma väljendasin ennast natukene segaselt, et see on nagu, see on tõesti, see on liiga pikka aeg, 3 päevaks, ehk siis 3x24 on, et see on nüüd pikka aega, aga 2x24 ehk siis 48 tundi, see on täiesti okei, ma arvan. Ja ma ise teengi tegelikult ka niimoodi, et samamoodi võtan endale toidud, mis ma siis teen, näiteks kui mul on tatratoit või kartulitoit ja siis niimoodi, et ma täna õhtul teeksin selle valmis ja siis ma rahumeeli söön seda nii homme kui ka ülehomme ja kõik maitseb suurepäraselt. Olenevalt siis mida ma teen täpselt. Nii, praegu on küsimused natukene otsa hakanud saama, aga ma mõtlen, et võiks veel natuke oodata, äkki tuleb mõni küsimus, kuigi siin tuli ikka päris palju neid. Ja väga lõbus oli, ma peaks mainima, et ehk võib-olla isegi tihemini see teha. Aga muideks, mida te võiksite mulle öelda, kas siis kommentaarides või kirjutada,
kas on midagi, mida te tahaksite näha, mida ma teeksin, mida ma võiks laivis teha? Nii. Aga igal juhul see mõtteõhk on ju, et äkki keegi tahab vaadata, kuidas ma näiteks enda õhtusööki teen, miks mitte, või siis hommikusööki. Võib-olla hommikusöök on natukene keeruline, et peab ennast käima tõmbama korralikult, aga miks mitte, kui soovi on. Nii, siin Andrei küsib minu käest, et Evelin leib, miks ainult see? Ma ütleksin siinkohal seda, et Evelin leib maitseb mulle kõige rohkem oma toiteväärtuselt, oma sisalduselt, on see ka täitsa okei. Kui kellelgi on mingi analoogia, osad inimesed on kirjutanud, näiteks neile maitseb, kui ma nüüd ei eksi, ma loodan, et ma ei eksi, muhuleib, siis seda leiba ma tegelikult hiljutisen ka maitse, see on ka väga hea, nii et sobib ka see ja suht samade näitudega on see seega, võib ka muidugi teist leiba kasutada, on ju see, et mina seda soovitan, ei tähenda nüüd otseselt seda, et see nüüd ongi kõikide leibade kuningas on, et kui keegi leiab sarnase leiva on ju, sarnaste näitudega, siis on väga, kõik sobib ühesõnaga. Nii, ma vaatan, et siin on, mis kell võiks hiljemalt süüa? Seda küsimust me alguses puudutasime, aga hea meelega vastan uuesti. Olenemalt siis, mis kell sa magama lähed, võiksid sa jätta umbes 2 tundi uinumise, mitte selles mõttes, et mõni inimene läheb voodisse, on ju, ja siis ta veel on voodis näiteks pool tundi või niimoodi. Tuleks nagu ikkagi välja selgita, millal see reaalne uinumisaeg võiks olla ja jätta umbes 2 tundi. Mina teen seda, minule töötab see suurepäraselt, mõnikord muidugi ma jään ka natukene varem magama, on ju, mõnikord natukene hiljem, ei ole ka sellest midagi hullu, aga see aeg kipub olema selline 2 tundi ja see 2 tundi tundub sobivat enamus inimestele. Kindlasti on inimesi, kellel sobib lühem aeg, kellel pikem aeg, aga see 2 tundi, nii palju kui mina tean, kipub sobima enamus inimestele. Ja kindlasti see toidukord peaks olema selline tasakaalustatud ja ikka tervislik on ju, sellepärast, et kui sa sööd midagi sellist, mis organismile ei sobi, on ju, ka see on võimalik, et kui on halb uni, on ju, siis tasuks tegelikult oma see viimane toidukord üle vaadata, et mis seal siis täpselt toimub, on ju. Nii, Katri küsib, et miks ma leiba ei soovita. Ma ei ütle, et ma nagu ei soovita, aga samas ma ütlen, et ma soovitan, on ju, aga ma ei soovita kindlasti leiba palju süüa. Olgu siis Evelini, Muhu või mis iganes tervise leib, on ju, et leib on ikkagi selline asi, mida tegelikult kiputakse pigem rohkem sööma ja sellega läheb siis kogu see toidu üldkaloraaž kui ka süsivesikute hulk liiga suureks, on ju, ja siis sealt omakorda tekivad need lisakilokesed. Aga kui teete korralikult trenni, põletate kõik kalorid ära, on ju, ja oma toitumine on paigas, on ju, siis leiba selles mõttes kartma ei pea, on ju, aga siiski tasub meeles pidada, et see on siiski toode, et see on ikkagi töödeldud, kokku segatud ja oleneb muidugi, mis seal sees ka veel kõik on, et see nagu mängib rolli. Anneli küsib, ma eeldan, et see ongi nüüd see küsimus siis, et alkoholi tarbimine kava ajal. Jah, siin jällegi seda teemat natukene puudutasime. Alkoholiga on siis niimoodi, et võimalikult harva, see ei tähenda seda, kui me räägime nüüd näiteks 1 kuu lõikest, on ju, siis noh, ma ütlen, et kui sa saaksid hakkama korraga 1 kord kuus, ehk siis 1 nädalavahetus või siis nädalapäev, on ju, et sa 1 korra kuus alkoholi tarbid, siis sealt pealt sa tegelikult väga ei kahjusta neid tulemusi, mis siis olla võiksid ja tulevad tervisliku toitumise jälgimisest. Aga sealt juba tihemini, eks sa ise tead täpsemini, on ju, kuidas see sul läheb, on ju, kui sa midagi ei muuda, siis ma ei tea, ma ei keela midagi, aga ma ka kindlasti soovita alkoholi tarbimist, see on ikkagi ju tervisele kahjulik. Nii, Liisu küsib, kas külmutatud juurikad on üldiselt okei? Kas õli asemel või kasutamine praadimisel on ka okei või siiski mitte? Külmutatud juurikad üldiselt on okei. Ainuke asi, mis minule nende juures ei meeldi, on nende maitse. Kui sa ikkagi seda värske juurviljaga võrdlema hakkad, siis minu jaoks on maitse vahe meeletu. Meil on seal privaatgrupis, mis asub ka Facebookis, ehk siis Erik Orgu privaatgrupp, kui tahate liituda sellega, seal on palju küsimusi, palju vastuseid, mis jällegi küsimused, mis võivad teid ka puudutada.
ja seal on vastused ka kõikidel küsimustel olemas, et osad inimesed ka ütlevad, et see maitse ei meeldi, aga kui need külmutatud juurviljad on hea kvaliteediga, siis miks mitte? Kui see on usaldusväärne allikas, ei ole seal mingisugune